Olen siin Pärnu Vapruse peatreener Indrek Selinskiga. Täna nägime väga väravate rohket kohtumist ja väga erinevaid poolaegu. Kuidas mängu omalt poolt kokku võtaksid? Samamoodi, kaks erinevat poolaega ja minu meeskonna seisukohast agressiivsuse vahe ja natuke liiga palju muidugi pallikaotusi. Tennises öeldakse unforced error, et meil samamoodi, et vastane ei sunni sind eksima, vaid lihtsalt ise eksime, et kas siis tehnilised oskused või teineteise mõistmine. Aga jah, taga teise poolel võtsime riske, et meil ei olnud midagi kaotada enam siin, sai 2 väravat tagasi löödud, aga sellest oli juba vähe. Kui esimesel poolel oli Vapruse käes seda palli suhteliselt vähe ja pall oli suhteliselt Kalevi kontrolli all, siis teisel poolel asjad muutusid. Kas need muutusid olid tingitud rohkem teie enda mängu muutmisest või muutis midagi Kalev sinu hinnangul enda mängus? Meie muutsime oma formatsiooni, et me tegime poolel 2 vahetust, et me läksime 4-4-2 peale ja pärast mängisime üldse 3-4-3. Et surusime kõrgelt ja võtsime riske, et mängime taga 1-1 vastu. Et sellest need muutused tingitud olidki, et mis meile saatuslikuks sai, oligi esimene poolaeg, kuigi madalalt mängisime, siis me olime ikkagi passiivsed. Et palli võites ja palliga tegutsedes eksisime lubamatult palju, et võib-olla teine värav see õnnega pooleks, aga jah, mängupildi muutis see, et me muutsime formatsiooni ja võtsime rohkem riske. Kas tagantjärgi targana oleksid võib-olla läinud juba esimesel poolel niimoodi peale nagu täna teisel? No päris nii altruistlikult ei saa mängu alustada, et seda saab ikka teha siis, kui midagi kaotada ei ole, selge vastu seina. Meie trump või ütleme, meie tugevad küljed on ikkagi korralik kaitse ja head vasturünnakud, et esimene poolaeg, need ei toiminud, et 2 väravat ja siis me pidime midagi muutma. Okei, aitäh Indrek ja